Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Nii, tervist rallisõbrad. Sardiinia ralli on lõppenud Sébastien Ogier karjääri 52. MM-ralli võiduga. Meie meestele kahjuks suuri punkte ei tulnud. Punktikatselt Ott Tänakule teise koha eest 4 punkti siiski tuli. Viimasel päeval suuri üllatusi juhtunud. Elvin Evans võttis teise koha, Thierry Neuville 3. Kuidas kõik see nädalavahetus need sündmused lahti rullusid, sellest saame kohe pikemalt stuudios Roland Poomiga rääkida, aga kõigepealt Skype'i ühenduses Peep Pahv. Ütle tere. Tere. Ütlesin tere. Kõige tähtsam asi, kuidas on Georg Linnamäe ja Tanel Kasesalu tervis, mis hetkeks teada on? No hetkeks väga palju teada ei ole, olen tiimijuht Andrus Lauriga natuke suhelnud. Viimati ta ootas haigla juures, kui nüüd kiirabiks sinna toodi ja siis pärast seda on veel teada, et poisid toodi, siis viidi kompuuter uuringusse, aga arvas, et paari tunni pärast saab midagi täpsemalt ütelda, et enne teada ei ole midagi. Okei, järgme siis hetkel rohkem spekuleeri, ootame ärevusega neid teateid. No, mis tänase päeva kohta ütled? Otilt võeti see punktikatse võit 0,3 sekundiga ära, see oli päris raju andmine. See raju andmine päris valus, aga noh, jah, et eks need võrdsed masinad ja võrdsed mehed, see võibki kord siia, kord sinna kukkuda, et ega Neuville oskab Sardiinias sõita küll. No sa said värskelt ka Otiga rääkida, me oleme natukene siin seda videot näinud, aga pärast laseme ka pikemalt ette, et kuidas sa ütled, mis meeleolus, mis tujus, kuidas Ott selle nädalavahetuse kokku võttis? No eks ta oli suhteliselt rahulik, et hakkab juba harjuma vist sellega, et negatiivses mõttes harjuma muidugi, et asjad nii lähevad, et oled kõige kiirem mees rajal ja nädalavahetusel, aga tulemus lõpuks on selline nagu ta on. Jah, ega midagi teha pole. Kiirust on, aga auto pole vastu pidanud praegu. Aga ta oli rahul sellega, et autoarendusega on tehtud nii palju tööd just selle järgi, nagu nemad seda soovisid ja auto on igal juhul kiireks muutunud. See on nagu väga oluline. Just ma tahtsin sama öelda, et tegelikult see töö, mida ju Ott teinud on väga hästi ära tehtud, et kiirus on leitud. Nüüd tuleb leida natuke seda vastupidus ka juurde ja võikski päris hea olla. Ja, no ta ütles ka ju, rõhutas seda, ütles hommiku seda, ütles meie videos ka, et kiiret autot vastupidavamaks on lihtsam teha, kui vastupidavat autot kiiremaks. Et eks see nii ilmselt on ka ja eks nad katsuvad seal mingit tasakaalu leida. Et seegi see, et Keenia ralli, nüüd järgmine ralli on ka ju väga raske, et sinna kuidas neid õigeid balanssi paika saada, et see on päris kõva küsimus. Aga Andre Adamo, ma sain aru, et eile õhtuks oli siiski ennast nii palju kogunud, et tuli ikkagi ajakirjanike ette. Ja, õnnestus seal intervjuu taga teha ja rääkida ja ta nii nagu võisite ilmselt ka lugeda, eks ole, siis ta mingid põhjapanevad järeldusi ei teinud ja kedagi süüdistama ei hakanud ja rääkis seda, kuidas on vaja nüüd edasi töötada ja nii edasi. Et see, mis neil seal kuskil kuluaarides toimub, see on kindlasti mingid teistsugused jutud, aga siin ta küll patsutab ja embab sõiteid ja räägib sükest poliitkorrektset juttu, et ega see eile õhtune jutt oli ka ju tegelikult, see oli midagi sisuliselt huvitavat ju tegelikult ei olnud, et see oli kõik süke ümargune jutt ja vaht tegelikult. No teist rallit järjest peame tõdema, et see üldseis kisub väga hapuks, kuigi tegelikult on veel ju 7 rallit minna või? No jaa, aga ikkagi sisuliselt poole rohkem punkte on see vahe on seal üle 50 punkti juba vist. Et see on, ütleme, kui Ogier kuskil ei katkesta, siis on päris raske muidugi. Aga nagu Ott ütles selles intervjuus ka, mida nüüd varsti vaatama hakata, siis võtavad ühe ralli kaupa ja ega siin ei ole mõtet mingit suuri ennustusi praegu teha. Et seegi see, et igat rallit läheb eraldi ju võitma ja võitlema, et see on nagu loogiline, et eks siis on näha, mis see hooaja lõpuks see seis on. Ja eriti veel Ogier puhul tal on oluliselt lihtsam seda positsiooni hoida või kasvatada isegi, kui on olemas kiire auto, mis on vastupidav, et konkurendid Hyundais peavad siis oma kiiret autot ka veel vastupidavaks ehitama ja nende 7 ralli jooksul datat koguma, et mida teha. No ja olgem ausalt, Ogier on ka meister, kes suudab positsiooni säilitada niimoodi rahulikult, eks ole, et
ei pea minema igat rallit võitma, ta võib minna ka ütleme niimoodi kindla peale rohkem sõitma ja seda ta on ju karjääri jooksul väga palju näidanud, kuidas ta suudab vajalikud punktid alati ära võtta ikkagi. No Egan Kaur oli ka täna rajal tagasi ja võttis siis punktikatselt WRC3 arvestuses võidu lõpuks. Ta võitis kõiki R5 autosid, ta võitis minust kõiki WRC2 autosid. Ja just, jah. 8 aeg, väga kõva sooritus muidugi, et ma nüüd ootangi siia intervjuude tsooni, tellisin ka WRC3 mehed automaatselt siit läbi ei käi, et pidin ta eraldi tellima, aga nad ilmselt varsti mingi hetk jõuaks siia. No lõpuks 10 WRC autost 4 jõudsid ilma katkestamiseta finišisse. Päris raju statistika. No väga raju ja eks see ralli ongi raju. Ja ma veel kord ütlen, et see Keenia tuleb ju veel rajum, et ma ei kujuta ette, mis seal juhtuma hakkab. Et paraku see nii on, et need pikemad rallid, raskemad teed, eks selle eelmine aastaga olid natuke lühemad need rallid, võib-olla need äpardusi oli natuke vähem, aga see aasta on need täispikkuse rallid jälle tagasi ja need autod tõesti ei pea siin nii hästi vastu. Meenub Türgi ralli, kus ma arvan, võib-olla 2 autot oli ilma probleemideta. Minu arust Türgis üks aasta polnud nii, et junior WRC-s kas mitte keegi nagu ilma superrallita ei lõpeta. Lõpetasanud võita või midagi sellist. Seda on juhtunud jah, tihti. Kuule, aga me sind kauem kinni ei hoia. Valmistu siis Egoni intervjuuks ja küsi siis, mis ülejäänud hooajas saab, et siin päris kõvad tagasi oli ikka temal. No jaa, siin on väga olulised küsimus tõus, et mis saab ja kuidas saab ja sellest suhtes väga kahju, et see ralli niimoodi läks, et tegelikult Eesti rallimeeste mõttes oli ikka täiesti must nädalavahetus, midagi pole ütelda. No ega soomlastel väga palju roosilisi mehed, võib-olla Huttunen siin natukene tõi päikest põhjanaabritele. No oma ägu tõi soomlased, päris rõõmsad ma vaatasin Soome ajakirjanikud, kes siin kohapeal on mõned. Et tema oli rõõmsad muidugi. Kuule olgu, tänud sulle ja turvalist koduteed. Jaa, tänud, näeme. Ja siinkohal vaatame siis Oti 3-minutilise intervjuu ka ära ja siis tuleme stuudiosse juttudega tagasi. 2 rallit järjest täpselt samasugust stsenaariumi järgi, et kuidas on emotsionaalselt välja tulla sellisest hetkest, et nagu eile oli ja täna jälle rajale tulla ja ikkagi punktikatsel endast maksimumi võtta. Jah, ega ta lihtne ei ole. Ütleme, et kogu aeg seda halba asja neelata, aga lõpuks mis sa teed, et eks ta lõpuks on lihtsalt sport ja meie oleme lihtsalt see lüli seal autos sees, et eks igal võistlusel, kus me osaleme, me anname endast parima, et jah, kõiki faktoreid me ise muuta ei saa. Kui palju seda meeleolu ja tunnet parandab see, et tegelikult ralli näitas teist rallit järjest, et sa oled selle autoga väga kiire ja auto ise on väga kiire, et see nagu annab kuidagi parema võimaluse alla neelata seda? Pigem on positiivne see, et meeskond on ikkagi tõsiselt meie taga ja nagu viimased 2 rallit on näidanud, siis see töö, mis me koos teeme, see ikkagi lõpuks kannab vilja ja me kindlasti liigume õiges suunas. Et ma hommikul korra mainisin ka, aga põhimõtteliselt ma arvan jah, et vastupidavat autot kiireks muuta on nagu keeruline. Ma usun, et kiiret autot vastupidavaks see vast on võimalik, et eks näis järele jäänud aastad muidugi suht-koht lühike, et kui kiiresti me nüüd suudame reageerida ja ega siin palju rallisid üle, et eks me lähme ralli haaval. Kuidas see tundub, kas natuke selle kiiruse arvelt on lõigu makstud siis vastupidavuse peale või? No see on alati nii, et see on eelmistes tiimides samamoodi olnud, et kui auto muutub kiireks, siis võib ta muutuda õrnaks, et jah, eks sellega peab tegelema ja see nii-öelda õige kompromiss leida. Et natuke on déjà vu tunne selle Toyota ja põhjakaitsmega, mis oli sisuliselt sarnane olukord võib-olla? No ma ei tea, seal ma arvan, tookord ei olnud ainult põhjakatset, eks seal oli rohkem asju, aga jah, pigem on déjà vu on see, et kõik asjad tulevad läbi musta augu suht raskelt.
kui palju nüüd hooaja jooksul on võimalik veel seda masina tugevust, ma mõtlen just purunemiskindlust parandada veel, et noh, ega siin ju mingeid osi väga palju vahetada ei saa, eks ole, et auto on nagu on, et siin on, mis üldse teha saab praegu veel? Seda ma ei oska öelda, seda peab küsima teiste inimeste käest, et see ei ole meie asi arutada kahjuks. No Keenia tuleb ju ka samasugune raske katsumus, et pärast seda siis tulevad, ütleme, Eesti ralli, mis peaks nagu paremini sobima, kus ütleme, nii raskeid olusid pole, et kuidas nagu nüüd lähitulevikule vaatad? Ütleme nii, et eks see Sardiinia tuli päris kiirelt Portugalile peale ka, et see, mis Portugalis juhtus, päris hästi ei jõudnud reageerida selleks ralliks, et Safariks juba võiks juba midagi tulla, et oleks vähe vastupidavam, aga eks suures pildis jah, nagu suurt asja valmis homologeeritud auto küljes muuta on keeruline. No MM-i üldarvestuses punktiseis on nüüd selline, et see on praktiliselt poole võrra eest ära, et samas sõita on veel oma jagu, et sa oled alati ütelnud, et niikaua kui on teoreetiline võimalus, sa võitled lõpuni, et ka selles suhtes tuleb täiega edasi panna. Lõpuks eks me teeme oma tööd, et lähme igale võistlusele ja teeme oma maksimumi igal juhul, et see, mis see meile lõpuks annab, seda täna on nagu raske ette näha ja iseenesest ma arvan, on suht tarbetu võib-olla midagi planeerida ka, et eks lähme ralli haaval ja vaatame, mis saab. Aga edu! No nii, selle video resümee minu arust on see, et Ott on tänapäeva WRC autode jaoks liiga kiire. Jah, põhimõtteliselt küll, et mul tuli huvitav fakt meelde, ma arvan, et äkki aasta 2012 olla, kui üks meeskond, mis iganes meeskonna nimi oli, äkki ASRT Eestis ei olnud enam Lukk ja Nuki autot nõus põhimõtteliselt hooldama, et iga ralli see auto lagunes ära ja ei pidanud sellele tempale vastu, et mingi selline seos tekkis sellega, et tundub, et Oti kiirus on piisavalt suur ja sõita raju, et auto vastu ei pea. Lukk ja Nukiga võrdlus selles mõttes natukene võib-olla päde, et Lukk ja Nukk ise lõpetas ka päris tihti nagu enda vea tõttu kraavis. Otil neid enda vigu on ikka minimaalseks jäänud. Ja eks tema selle venelase puhul oli samamoodi ikkagi juhtus, aga kui ka tee peal püsis, siis lihtsalt tehnika ei pidanud vastu ja ma mäletan, need meeskonna mehed ütlesid nagu rendi autot, aga peale igat rallit sa pead põhimõtteliselt uue auto ehitama, sest tegelikult avariid pole toimunud, aga lihtsalt autot ei lähe enam olla. Aga kui nüüd spekuleerida, vaadata sellise, ma ei tea, kiibitseja pilguga, et kas tõesti Oti süü on selles eilses juhtunus 0 või midagi oleks saanud selle konkreetse purunemise vältimiseks teha? Ma ei tea, keeruline oletada, eks ma arvan, et päris ikkagi nagu ei saa seal, ikka peab olema sõitjal ka mingi süü alati, et kui suured kivid on teel ja tempo on raju, et loomulikult nendest kividest mööda sõita on keeruline, aga alati võimalik. Nii et see on jah, selles mõttes ma ei oska vastata, et loomulikult mingis mõttes on ka süü sõitjal alati, et kui sellised asjad juhtuvad. Meeskonnasport ikkagi. Just, et nagu Adama ikkagi ütleb, et kõik meeskond koos võidab ja koos kaotab, et igal ühel on mingi vastutus olemas. On sinul usku, et 2 ralli vahel on võimalik seda autot nüüd kuidagi töökindlamaks teha, teades, et ega me lihtsamatesse oludesse ei lähe, me lähme nüüd Keeniasse? Ma arvan küll, et mingil määral on seda võimalik teha, et ma ei tea, palju aega on 1,5 kuud äkki. 24 juuni, korraliku jaanipäeva saame endale. Nii varakult juba, okei, siis palju aega ei ole, aga ütleme, et korralik suur tehase meeskond, kõige suurema eelarvega meeskond, et ma arvan, seal võimalusi on ja midagi kindlasti välja mõeldakse, et kas või proovida mingit uut väikest lahendust, et eks nad peavad iga ralliga nüüd midagi välja mõtlema, sest ilmselgelt niimoodi jätkata ei saa. Nii et nagu ma Peebu video ajal ütlesin, et neil on aega nüüd mõned rallid seda viga parandada, kui konkurendid saavad sõita tegelikult valmis ja korraliku autoga, et nad on selles mõttes veits keerulisemas olukorras. Aga nad kindlasti peavad sellega siis arvestama, et nagu ma aru sain, tegelikult Hyundai siiamaani räägib ka tegelikult sellisest tugevast autoarendusest jätkuvalt, kuigi pool aastat on nende autodega minna,
et võib-olla siis lihtsalt osa energiat tuleb natuke ümber kalkuleerida, panna siis auto vastupidavuse arendamise peale. Päris huvitav lause on see, mis ta hommikul juba ütles WRC All Live'il, et vastupidavat autot kiireks teha on raskem kui kiiret autot vastupidavaks. Mõtestaks natukene lahti selle, et kuidas? No ütleme selles mõttes, et autot kiireks teha, et seal on nagu nii palju elemente rohkem, kui täna võtta see Hyundai probleem, mis on konkreetne probleem, mida tuleb lahendada. Et auto kiiremaks tegemine on niivõrd pikk protsess, et tegelikult me oleme ju näinud Hyundai puhul, mis töötoit on teinud, on ju võtnud sisuliselt 2 hooaega äkki, on ju. Et sest tuleb tegeleda iga väikse detailiga. Auto vastupidavamaks teha on mingid konkreetsed detailid, mis alla annavad, et ei pea kogu autot nüüd ümber tugevamaks ehitama, et hetkel on see probleem tagasillas ja tuleb vaadata, mis seal siis toimub. No just, aga kuidas seda nagu päris geenioludes teed? Me saame aru, et ega nad geenesse testima ju ei saa minna. Ja ei, seda kindlasti, aga ma arvan, et neil on nüüd 2 ralli põhjal päris palju datat kogutud Portugali ja Sardiinia põhjal, et neil on mingi pilt ees, mis juhtub ja kindlasti väga tugev analüüs on seal tehtud ja neid katkiseid juppe uuritud, et nad tõenäoliselt teavad, mis asi alla on andnud ja selles mõttes, et ei ole isegi vaja nüüd hakata geeniolusi kuidagi simuleerima, et nad saavad lihtsalt olemasoleva info põhjal juba vastavad muudatused autole sisse viia, kui vaja on. Ja ilmselt on vaja. No vaatame siis tänast rallipäeva ka. Punktikatsel ikkagi natukene sabinaks selles mõttes läks, et Elvin Evans sealt veetakistusest tuli läbi ja mootor võttis päris korralikku vett. See mootor oli nüüd natukene aega rivist väljas, sinna läks palju sinna sekundeid võis minna. Ütleme, et viimase katse eel kaotas 32 sekundit Ogier'le ja lõpuks siis 46. No 18 sekki vist enam-vähem splittide põhjal vähemalt. No Latval hoidis igatahes peas kinni, et kui see nüüd käest ära läheb, ma ei tea. Ma arvan, et kõik olid nagu, mis nüüd toimub, et ütleme nii, et natuke põnevust tänasest, et olgem ausad, tänane päev oli üpriski igav ja ma tegingi õnneks ainult selle All Live'i Power Stage'ik lahti, et muidu ma lugesin. Mitte millestki ilma, ausalt. ma hommikul ärkasin, siis vaatasin esimese katse kommentaare ja asja, siis vaatasin, et ega siit tõenäoliselt keegi midagi ei korralda ja mingiks võitluseks ei lähe, et jah. Aga õnneks võtsin õigel ajal lahti video, et natuke, ütleme Power Stage'ile natuke actionit ja sellist vürtsi ikka tänasesse päeva lisas. Ütleme nii, et hommikul seda blogi alustada kell 8 Painkoogi kõrvale oli ka jõhker piin, kui sa näed, et Rovanpera ei viitsi sõita, Katsuta ei viitsi, Greensmith natukene viitsis, aga ei osanud. Otsin kaotas ka ühel katsel üle minuti, et mis katse see nüüd oli, ma vaatan. Nagu isegi erakordselt igav päev. Kas see oligi eelviimane katse, Otil on siin alles, oi, mis aeg? See oli refi hoidmistaktika või? 11 on tema aeg. No siin kõik teised mehed said nominaalaja tänu sellele Linnamäe paugule, et 45 sekundit kaotsid kõik. Ühesõnaga, teist rallit järjest peame tõdema, et selle viimase päevaga tuleb midagi ette võtta. Jaa, kindlasti tuleb võtta midagi ette, et ma ei mäleta keegi, kus seda arutati, äkki Dirtfish arutas seda ka, et see punktisüsteem peaks ümber mõtlema. Me oleme ka varasematel rallidel seda arutanud, et tegelikult nagu ERC sarjas ju jagatakse punkte ka päevalõikes. Ja võib-olla pühapäev oleks see koht, kus oleks nagu päevalõikes päris mõistlik seda jagada, et ütleme, enamus mehed täna ju ikkagi kulgevad pühapäeva läbi. Et seal lihtsalt ei ole midagi püüda ja nendes oludes sõites lihtsalt see on nagu täiesti mõtet ühtegi riski võtta, et nagu kas või Katsuta puhul me nägime, et viimane katse ta lihtsalt nagu reaalselt road mode'is põhimõtteliselt kulges seda ja ütles, et mida ma teen, miks ma seda autot lõhkuma peaks, et kui me nüüd ainult pühapäeva tulemuste põhjal jagaks punkte, et siis kindlasti meestel oleks motivatsiooni sõita ja kas või samamoodi 5 palli süsteemis jagada punkte juurde kogu pühapäeva peale. No absoluutselt olen suga nõus, aga kriitikat tuli siin nii korraldajate aadressil, kui tuli Pirelli aadressil. Alustame
äkki Östbergist ikka. Alustame Östbergist ära, no võtame Östbergi ette, no kahjuks ei ole meil õigusi, et seda videot ette näidata, mis Östberg, kas ta oli nüüd 17 või 18 katse, see oli 18 jah, sest 17 on tal enam-vähem korralik aeg. No nulli koha pealt ikkagi ütleb, et ref läks ja vaatame, kas ma saan tsiteerida ka natukene. Sa pead tõlkima kuidagi viisakalt. Piibid peale panema õigel ajal. Aga ma tõlgin selle natukene maakeeli, et kui viisakalt nüüd öelda, siis see jutt oli selline, et ma olen kuradi närvis, kogu aeg juhtuvad samad asjad, kuradi halvad refid. Ma ei puutunud absoluutselt midagi, aga ref läks ikkagi kohe katki. Olen nii kuradi tüdinud sellest. Ja natuke kuradite asemel olid siis vähe mahlakamad sõnad. Vähe mahlakamad. Midagi valesti ei öelnud. Ei öelnud ja tegelikult on nagu isegi võib-olla hea, et keegi nagu lõpuks välja ütleb. Emotsiooni pealt selle välja ütles. Ja ta isegi nagu ei vabandanud ka järgmise katse lõpus, et kui võib-olla ei rahunenud, et mis iseenesest on nagu lahe, et tegelikult okei, ma saan aru, et nagu miljonid inimesed vaatavad ja lapsed vaatavad, aga tegelikult seda ehtsat emotsiooni ega väga enam ei näe sealt katse lõppu kommentaaridest, et aga ta ei öelnud mitte midagi valesti ja ma nagu oleks tahtnud seda kaamera pilti Pirelli telgis näha. Mida nüüd Pirelli viimased 2 päeva see Pirelli itaallane, see boss, mul see nimi jääb nüüd võlgu, et ega ta väga pole enam pead sealt telgist välja pistnud ka. Ma just tahtsin öelda, et ilmselt ta istub seal telgis ja sealt välja ei tule enne, kui kõik meeskonnad lahkunud. Et midagi valesti öelnud ja keegi pidi nagu konkreetselt välja ütlema, et probleem on, et teised kõik ikkagi ilustasid asja, kuigi andsid mõista, et mingi probleem on, aga kindlasti selline katselõppu kommentaar, ma olen 100% kindel, et paneb Pirelli rohkem tööle, et nad ei saa lubada selliseid kommentaare enda suunas, kui nad on ametlik refi tootja WRC sarjas, et hea on, et see välja öeldi. Mis arvad, kas trahv tuleb FIA poolt või ei tule? Ei, ma ei tea. See oleks väga imelik, kui tuleks. Ma isegi puhta emotsiooni pealt öeldud ja mitte midagi valesti öeldud iseenesest. Ja nagu see viisakas mahlakas sõna, mida seal kasutati, on väga ilusti tõlgendatav näiteks eesti keelde, et sellel on palju vasteid, kuidas seda sõna kasutada, nii et midagi otseselt hullu ei olnud. Aga kriitikat tuli ka Sébastien Ogier suust lõpuks. Kõigepealt ütles seda, et uskumatu nädalavahetus, mõtlesin, et Sardiiniasse tulemise asemel oleks olnud parem kodus olla. See on siis vihje sellele esimesele stardikohale. Eeldasin, et esimesena startimise tõttu tuleb järjekordne halb, ütleme jälle, nädalavahetus. Aga testid õnnestusid ja auto oli palju parem kui Portugalis. Nii, aga siis lõpus ütles ta, et punktikatse veetakistus oli naeruväärne. Nii paljud autod jäid sinna kinni. Okei, meie jäime ellu, kaotasime paar sekundit. Oli naeruväärne või pigem oli huvitav? Sõitjate jaoks, eriti P1 sõitjate jaoks, kes siis seal väga tähtsate punktide peale sõidavad, kindlasti ebameeldiv, pole kahtlustki, et kõik sellised tehis veekogud, mingid veeallikad on ebameeldivad sõita, sest reaalselt selle veekogu kohta võib nagu aega kaodata väga palju. Sa kunagi ei tea, mis sooga sealt läbi saad minna, see on täpselt juba joppamise asi ja kui palju sa kuskilt lõikad ja kas vee läbimises sa oled gaasi peal või kui ta oli nagu praegu oli nagu enne kitsast kurvi, et sa pidid ikkagi pidurdama sinna vette sisse ja auto esiosa tõmbab siis vee alla ja lihtsamalt tuleb vesi sisse, et sõitjatele väga ebameeldiv, pole kahtlustki. Aga ma arvan, et eks ilmselgelt see on ju show jaoks tehtud, et oleks mida vaadata rohkem ja ma arvan, et see veekogu tegi oluliselt huvitavaks selle punkti katse. No tõesti jah, ei tahaks sõitjate nahas olla, aga üldse tegelikult ju päris huvitavad katsed ja vaatemängulised mäest alla mööda kiviklibu, et eriti see eilne, kas ta oli nüüd üks viimastest katsetest, kus tuldi ju väga rajult sealt tornist alla, et väga head katsevalikud. Jaa, Sardiinia on alati nagu, ma ei tea, nii palju, kui ma rallit vaadanud olen aastaid tagasi, Sardiinia on alati olnud üks nagu lemmikuid rallisi, mida jälgida, sest see on põnev.
seal kunagi ei tea, mis tulla võib ja koha peal käies need katsed on tegelikult mega lahedad, et väga tahaks sõita seal. Ilmselgelt see on üks kõige raskemaid rallisi, aga see on, ma räägin, et need katsed on ülipõnevad ja sellised vaatemängulised ja need kohad, kus seda rallit sõidetakse, on väga ilusad kohad tegelikult, et kindlasti sellel rallil peab koht olema kalendris. No värskelt on tulnud meile postkasti ka Hyundai pressiteade, kus siis Adamo ütleb, et tahaksin väga tänada Thierry'd ja Otti nende kenade sõnade eest, mis nad pärast Power Stage'i ütlesid, et sellised kommentaarid peegeldavad meie hinge ja näitavad, et me võtame ennast kokku, et siis kõik koos ühes samas suunas edasi minna. No ütles siis Neville ka, et tänas tiimi selle eest, mis neil ei ainult üks nädal ju parandamiseks pärast Portugali. Tegelikult 1,5 päeva, nagu ma aru sain Neville'i kommentaarist, et meeskonnal oli 1,5 päeva aega autot rebuildida. Millised need ajad siis on need aknad, et 1,5 päeva kokku tuleb? Pärast rallit, kui palju? Ilmselt kohe pärast rallit alustatakse autode ehitust ja see aeg on lihtsalt niivõrd väike sellepärast, et ju tuleb teise riiki sõita. Mitte reeglite tõttu väike või? Ei, mitte reeglite tõttu. Et see on lihtsalt meeskonna enda logistika pärast on see ajavahe nii väike, et autod on vaja transportida järgmisesse riiki, sest samade autodega sõideti. Ja järgmises riigis juba hakata kogu seda kremplit püsti panema, mis seal on ja valmistada autod ette, tehnilised kontrollid, kõik jutud, et see ajaaken on meeletult väike, kui on niimoodi lingitud rallid, et 2 tükki korraga. Et selles mõttes kui Portugalis Rovampere maha võeti, et see tundus nagu veider, et siis tuleb ka arvestada seda, et neil ongi reaalselt päev 2 selle auto remontimiseks, et seal ei saanud liiga suurt kahju autole teha. Tegelikult väga huvitav, kuidas natukene ikkagi muutus Hyundai retoorika selle ralli jooksul, et mäletame, et eile pärast katkestamist ütles Adamo veel enne katkestamist juba natukene, et kui Ogiedast mööda läks, et Sordost ma mõtlen, et Sordo tavaliselt võtab punktid kenasti ära, ütles Adamo, aga pinge all tundub natukene murduvat, et umbes selline lause oli. Aga nüüd siis ralli lõpus on kõik jälle suured sõbrad. Seda on varem ka minu eest ette told, et mingi PR-tegelane nagu läbi käinud. Tõenäoliselt jah, et keegi on midagi sinna kirjutanud oma loomingut, aga Hyundai puhul üldse see tundub nagu väljas selline mega suur sõbralik pere, et tegelikult eks kõikides tiimides on nagu see läbisaamine tõenäoliselt okei, et kui Toyotas oli, et siis oli selliseid kuulujutte ja värk, et mis seal toimub, on ju. Aga ma ei tea, väljast jääb mulje see Hyundai nagu reaalselt lähed koju sinna tiimi garaaži ja kõik tulevad kallistavad üksteist ja see näeb nagu kuidagi liiga ilus välja, et pärisel. Ei no tegelikult ma kujutan ette, et ikkagi suur meeste seltskond, kõigil veri pulbitseb, erinevad rahvused veel, palju lõunamaalasi, et on vast okei, kui vahepeal on ka natukene teravamat ütlemist. No loomulikult, eriti kui seal Itaalia mees on pukis. Aga ei, selles mõttes, et Adamo, ma arvan, et kogu see selline suure pere siis kuvand ongi tänu Adamale, et kes hoiab seda asja koos seal, et seda varasemalt kindlasti ei olnud. Mul ei tule nüüd nimi peast meelde, kes seal ennem juht oli. Aga sellist asja kindlasti ennem ei olnud. Kas ta ei olnud see Penas? Ei, see oli Citroeni mees. Ta on Hyundai, aga ta on mingi ka spordidirektor. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei tea ta ameti kohta, aga tundub suur kokkuhoidev perekond ja vahel tuleb kriitikat, mida peab ka tulema, ega peab aus olema. Ja ma ei tea, tundub selline sõbralik sats koos olevat, et kui kõik hästi läheb, on veel toredam neil. Mis arvad, kas me enne jaanipäeva saame teada, kes nende 3. autosse istub? Ma lugesin, et Solbergi kohta oli mingisugune jutt, et Adamo ütles, et kindlasti paneb Solbergi tagasi nüüd, et kuna ta ei saanud osaleda. Solbergi täishooajaga või siis jääb ikkagi jagama autot? Sa mõtled järgmist aastat või? Okei. Ma arvan, et ikkagi Solberg on järgmine aasta hooajal, kas poole hooajaga
või täis, pigem ma arvan, et poole hooaega. Põhjus on lihtne, sest ta on juba järgmise aasta autot testinud. Et seal on kindlasti lepingud sõlmitud ja ta sõidab Hyundai WRC autoga järgmine aasta. Milline hooaeg tuleb, ei oska öelda. Kas ta hakkab Sordoga autot jagama või Sordo viiakse kuhugi mujale meeskonda üle, et see on huvitav ja mis saab ka siis kes see nüüd Craig Breen, et mis temast saab. Et pigem ma arvaks, et Hyundai jätkab oma sellise poliitikaga nagu praegu on, et nad jätavad trumbi taskusse, et saab kasutada nagu sellistel rallidel, nagu oli Portugali Sardiinia, saab kasutada kedagi, kes punktidest tagapool on. No väga huvitava lause ütles Sordo, ta andis meie konkurent podcastile intervjuu Power Stage'ile, ütles, et tema pole veel seda uut autot näha saanud, sest lepingut pole. Ja see võib-olla annabki nagu idee, et seal on mingisugused muud asjad taga ja Adamo kindlasti kalkuleerib ja mõtleb kõvasti ja mõtleb, kes seal Solbergi kõrval olema peaks järgmine hooaeg. Ja kuna seda välja tõenäoliselt pole hetkel mõeldud, siis ka ta ei ole selle autoga sõita saanud, et kui ta jätkab järgmine aasta, siis ilmselgelt ta varsti saab, et kui see leping on tehtud, aga kindlasti mitte varem. Elvin Evans, mis me tema kohta saame öelda, kui see veetakistuse äpardus välja jätta, et ega ta väga õnnelik tegelikult ikkagi olnud, et ta lootis esikoha konkurentsi ikka natuke rohkem pakkuda. Ja reede läks tal tuksi selles mõttes, et ta ei tundnud üldse mugavalt ju ennast seal autos aga kogu päeva peale ta sai piisavalt infot kätte siis, et mida auto juures muuta, mingid ideed olid ja laupäevaks ta sai selle auto päris heaks, et väga head katsejad tulid kohe. Aga Elfin on ikkagi mega arengu teinud ja ta on nagu kindlasti tiitlivääriline sõitja, et seal ei ole mingit küsimustki ja väga tark sõitja. Aga mulle isegi veits meeldib see, et ta nagu vaikselt tuleb, teeb oma asja ja tõuseb tegelikult nagu isegi nagu Ogier veidi. Et kui Ogier hakkab eest startima ja on kuskil päeval reede lõpuks näiteks kuskil 6 on ja ta lõpuks ikkagi pühapäeva pärastlõunaks jõuab top 3, et Evans on natuke, selles mõttes mulle tundub sarnane, väga peaga sõita ja autot lõhkuma ei lähe, kui teab, et tunnet ei ole, siis ega ta pushima ei lähe. Neville, 3. koht, aga ei jäänud ka rahule. Ja ega seal vist ei olnudki millegagi rahule väga jääda, et mis sa arvad sellest teooriast, et see Hyundai ikkagi on Oti käe järgi rohkem seadistatud ja sellepärast Neville ennast väga mugavalt ei tunnegi? Kus selline lause tuli? Ka meie konkurent podcast käis sellise teooria välja, et pigem saab selle timmida selle Ott rohkem. Okei, ma pigem tahaks öelda vastupidist just, et isegi kui me võtame Portugali ralli, mis oli põhimõtteliselt 2 nädalat tagasi, et me ikkagi kogu aeg oleme öelnud, et see auto on Neville järgi ehitatud ja Ott üritab seda enda järgi kohandada. Ma ei näe küll nagu, või ma ei oska küll praegu kaasa rääkida sellele, et see auto Ott järgi tehtud on pigem vastupidi, et Ott üritab sellest asjast kuidagi jagu saada, et enda järgi teda kohandada, aga ega Neville ju ei pea viima Oti muudatusi sisse, ma mõtlen siis seadistuse osas, et Neville'il on ikkagi oma auto ja oma eelistus sõidustiilile, et kindlasti mitte, aga pigem ma isegi ei oska öelda, selles mõttes, et ega Portugalis oli ka Neville'il ju keeruline, et ta pidi katkestama ja see ralli ilmselgelt oli 100% eesmärk see ralli lõpetada, kõigepealt head punktid tuua, aga seda tempot ei olnud lihtsalt, et see on nagu võib-olla muret tekitav, aga selles mõttes kõik teavad, et Sardiinia on nii keeruline ralli, et vahet jälle, kus sa reedel oled pühapäevaks, võib kõik muutuda. Takamoto Katsuta 4. koht kordagi ei katkestanud, aga kaotust on üle 6 minuti. Mis see näitab meie ralli kohta? Mis ta näitab? Palju katkestajaid oli. Et tema puhul ma arvan, et lihtsalt see teel püsimine on olnud päris suur edasisamm see aasta, et tal muidu on kogu aeg midagi juhtunud. Aga et ta tegelikult nagu kõik rallid on see aasta lõpetanud ja enamused top 6
aga nüüd vist juba teist rallit järjest 4 või? Jah. Et üli hea ja ega ta ei peagi võidu peale sõitma, ta ei pea üldse, ma ei tea, mõtlema selle peale, et tuleb kiireid katseaega siin, et tal on niikuinii see koht seal olemas ja ta ilmselt on sellest aru saanud, et tal ei ole veel piisavalt kogemust aga ma ei tea, see hooaeg on näidanud küll, et ta ikka paneb väga hästi. Et neid laupäevaseid ja pühapäevaseid päeva, kus ta paneb top 3 aega, siis neid on olnud päris palju, et see ralli jah, seal ei olnud midagi teha, et see ralli on selles mõttes veits teistsugune, et kui nad on nii rasketes oludes ja kui sa tahad kindlasti selle auto lõpuni tuua, siis no ongi päris keeruline hoogu panna. No tegelikult ütles ju juba ralli alguses, nagu ta iga ralli alguses ütleb, et meie eesmärk on see läbi sõita ja õppida nii palju kui võimalik. Õppida. No väga õige. Ja viimase katse lõpus ta veel ütles ka, et vabandas, et ta niimoodi kulgenud seda rallit on, et ta kindlasti Soomes ja Eestis hakkab hoogu panema. Siuke teooria käidi ka veel viimase katse lõpus välja, et kuna ta 33 sekundit ikkagi kaotas ja ütles, et tal tegelikult midagi ei juhtunud, et äkki tal see eilne kiviotsa sõit ikkagi tegi ka auto hapraks ja üritas siis hoida lõpuni nii palju kui võimalik. Jaa, aga pigem isegi võib-olla konkurentide ebain. Ma arvan, pani mõtlema, et ka viimasel katsel tuleb see auto lihtsalt koju tuua. Et kogu see kompott, kui sa näed, mis teistega juhtub, siis ega sa hakkadki ka, kui sa just mingi koha peal ei sõida ja sul ongi, ma ei tea, 4 minutit ees, 4 taga, piltlikult öeldes, siis sa tahes tahtmata hakkad kulgema, et seal ei ole midagi teha, see oleks kõige lollim viga, mida teha, et sa lähed üritama sellises positsioonis midagi ja lõhud veel ennast ära. Loeme siis WRC2 arvestuse ka kiirelt ette. Huttunen võitis ära ja Ösberg teine 7,5. Polassia 3. Mis me Polassia kohta ütleme? Päris normaalseid tulemusi hakkanud näitama. Jaa, ta on ju tegelikult, võib-olla pole silma ajanud, aga tegelikult on päris mitu aastat ikka juba sõitnud WRC karussellis, et Soome aktsendiga räägib inglise keelt. Uskumatu vend. Mulle meeldivad täiega ta katselõpu kommentaarid. Need oleks nagu skripti pealt maha loetud, et nagu robot loeks. Ja mega viisakalt küsitakse, kuidas läheb, siis ta loeb põhimõtteliselt A4 ette, kõik asjad on ära vastatud ja lõpus ütleb aitäh ja läheb. Ta nagu oleks see katse peal selle juttu juba valmis kirjutada. Reaalselt, aga ülilahe, et sellisest kohast on sõitjasarjas esiteks olemas ja teiseks päris kiire, et eelmine aasta tal oli ju tegelikult väga hea aasta ja sellepärast, kui ta sai selle WRC sarja koha ilmselt oma WRC2 arvestuse kohamale, et ülitubli, pole mitte midagi öelda ja tegelikult katseajad olid väga head ja konkureeris täiesti kohati ju Ösbergi ja Mikkelseniga nii kaua, kui Mikkelseni oli. See oli tal siis 64. ralli sellel Boliivia mehel katkestanud on sellest 64. Kui nüüd kõik rallid kokku võtta 13 ja võitnud 11, no ilmselgelt need võidud on tulnud kuskitelt väiksematelt rallidelt, aga huvitav näha, et sellisest maailmajaost väga äge, sest 64 rallit on ikka nagu väga väike arv, kui nüüd kogemuste peale mõelda. Aga nendest 64 päris suur osa on ka tegelikult WRC rallid, et kui ma eksi, ta ikkagi nagu põhimõtteliselt piltlikult alustas karjääri WRC sarjas, et ta ette sõitis midagi, aga kohe siirdus ka päris kiiresti WRC sarja. Kokkuvõttes siis tunnistame, et oli põnev ralli kõigest hoolimata. Meile see nii hästi kahjuks ei lõppenud, nagu Peep ütles, väga mustalt ikkagi eestlastele. Oled nõus? Ja ikka, no seal pole midagi arutada isegi, et huvitavama jääb mind ikkagi Egon Kauri eilne päev, et mis eile juhtus, ma pole siiamaani infot liidnud. Ma ei tea, sa oled või? Ei ole, jah. Et äkki Peep saab selle info kätte. Kindlasti, jah. Aga jaa. Ma ei tea, vähemalt siis nagu viimase katsel pani Egon väga kõvasti, et kiirust on, aga ega seal MM-rallidel on suht keeruline ikka saada hakkama, et omast kogemusest tean ka, et tahtmist on palju, aga kogemust on esiteks vaja ja teiseks õnne on vaja ja kolmandaks on natuke ka vaja lihtsalt sellist
et kogu kompott oleks koos, hea meeskond, kes teab, mida teha, kuidas autot täpselt vastavatele rallidele seadistada ja kogu see kompott on nii keeruline tegelikult, et sealt MM-rallidelt head tulemust saada. Ja juba, ma arvan, võibki hea paralleeli tuua, et Elfyn Evans, ma arvan, juba 10 aastat peaaegu MM-sarjas ja nüüd siis tuleb. Põrina fännidena tunneme kindlasti head meelt Jüri Vipsi üle, kes siis sel nädalavahetuses võttis Bakuus F2 sarjas sprindivõidu ja põhisõiduvõidu ka. Et pole võib-olla kaugel see aeg, kui meil mehed sõidavad WRC-s ja F1-s. See oleks ikka päris äge. Väiksest Eestist see oleks ikka, ilmselt siis peab olema autosport, rahvussport juba Eestis, siis iga külamees peab rahvarallit sõitma ja ei, aga see on mega äge näha, et igas asendis pannakse hästi, teestlased on autospordis kõvad. 6. käik ralli podcast selleks nädalaks lõpetab. Safari ralli on kavas juba 24. juunist 27. juunini ja siis natukene veel ootamist ja 15. juuli kuni 18. juuli tuleb kogu see WRC rallikaravan Tartusse. Raadi lennuväljale pargib ennast üles ja Lõuna-Eesti teedel kihutavad 320 kilomeetrit, pisut natuke vähem, ikkagi 319. Safaris on meil 320 kilomeetrit, mis on siis pikkuselt teine ralli sel hooajal. Kõige pikem oli ikkagi Portugal, 337. Aga hoiame pöidleid, et see Hyundai saab ka nüüd töökindlaks ja võib-olla hooaja teine pool siis tuleb natukene roosilisem, kui need viimased 2 rallit on olnud. Ma segan vahele korra. No. Kas Delfi podcast ikka Rally Estonial kolib Lõuna-Eestisse? Absoluutselt. See uudis ka veel, et kes on võib-olla maha maganud, et Delfi on Rally Estonia meediapartner, tähendab siis maksimaalset kajastust ja meile loomulikult suurt vastutust kardetavasti või õnneks ilma Rolandita, sest Roland sõidab vast ise. No mõni päev vist aega regadu veel, loodame. Ahah, et on veel kahtluse all? No ei ole midagi kindlat hetkel veel. Ahah. No siis selle võrra võib-olla saame stuudiosse, kui kohal igal juhul tuleb ei hoiame ikkagi pöialt, et sa saad sõita ka. Ja mis seal ikka? Aitäh kuulamast, vaatamast, aitäh sulle Roland tulemast. Aitäh. Nägemist. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.